esimeses meistri nurgas on meil plaanis pürgida kõrgustesse. Nimelt ehitame redeli, kust mujalt me meistrite nurka ikka alustame kui puumarketist ja meil on vaja redeli pulkasi. Selleks sobivad imeliselt ümarad liistud ja tegelikult mõned muud materjalid võtame nurga tagant veel. No redeleid saab teha mitut moodi. Kindlasti kui enda maakodu lähete, siis leiate sealt mingit sorti puuredeli. Lähete teise kuskile maakoju või kellelegi külla, leiate teist sorti puuredeli. Meie oma toimetamistes katsume ikkagi jälgida sellist lihtsust, et need detailid või jupid, mis me puumarketist saame, et nad oleksid ilma liigse töötlemiseta kohe kasutatavad. Seega meil on ka siin küljepuudeks võetud siis 45x70 prussid, ümmargune redeli astmepulk ja lisaks veel selline lapikpulk, millega me siis teeme need redeli astmed natukene jalale mugavamaks, sellepärast et ega ümmarguse pulga peal astuda tegelikkuses väga mõnus ei ole. Siin pole midagi, ma lõikan küljepuud mõõtu ja siis läheme puurimise juurde. Küljepuud on nüüd välja lõigatud, siis järgmiseks ma märgin peale redeli pulkade asukoha. Ja ma teen seda niimoodi, et ma panen omal 2 küljepuud täpselt kõrvuti ja märgin nad ära korraga. Siis võiks olla kindel, et nad redeli pulgad on kindlasti ühel samal kõrgusel ja et ma kuidagi siin mõõtmistega mingisuguseid vigasid ei tee. Redeli pulkade vaheks olen praegu arvutanud endal umbes 30 sentimeetrit. Võiks olla selline paras astumise vahe. Nõnda, ja kuna redeli pulgad peavad olema, eks ju, ma usun siin selle küljepuu keskel täpselt, siis ka selle mõõtme ma pean siia peale märkima. Redeli pulga aukude puurimisel on mul selline plaan, et ma ei puuri neid siit päris läbi. Tihti redelitel on läbi puuritud ja teiselt poolt on kiilud vastas. Minul on plaanis need pulgad kinnitada tegelikkuses kruvidega teiselt poolt läbi. Seega ma lasen siia ainult niisuguse üsna madala augu sisse. Selle jaoks on puurpingi peal väga hea seadistamisvõimalus, et iga auk tuleb mul täpselt ühele sügavusele. Meil on küljepuud valmis. Redelipulga pesad on sees, järgmiseks lõikan välja redelipulgad. Pulgad lõigatud ja kui nüüd teeme kiire katse, siis tundub, et meie pulga läbimõõt ja puuri läbimõõt ka klapivad. Sellega on alati asi, et tasub kontrollida, sellepärast et puit on ikkagi ju paisuv ja kahanev materjal. Selleks ma saaksin need pulgad nüüd kruvidega siia kinni panna väljast poolt. Selleks tegelikult on vaja õige koha peal auk saada. Ja hea moodus on vaadata, kus on nüüd mul siin selle doosipuuriga nii-öelda lastud augu senter, sest siin on mul selline lisalohk. Selle võtan endal sihikuks ja puurin endal kruvide jaoks augud läbi. Nõnda, ma usun, et õige aeg on see redel kokku panna, sest see nüüd ei ole tegelikult veel kõik. Siin meil tulevad redelile väiksed täiendused. Nagu ikka selliste projektide puhul, kui tuleb selle teise küljepanek, olgu see siis mõne kapi tegemisel või antud juhul redeli tegemisel, siis see on nagu justkui tõe hetk, et kas kõik asjad klapivad, kas kõik augud said ikkagi õige koha peale. Nii et kohe saame näha. Tundub, et klappis, nii et võime kinni kruvida. Võiks öelda, et nüüd on selline lihtne versioon redelist meil olemas. Tegelikult sellega juba saab ikkagi mõne meetri maast kõrgemale küll.
samas jalale astuda on selline ümmargune pulk natukene ebamugav. Seetõttu me lisame nüüd siia väikese lisa, nimelt teeme trepiastme pealisplaadid. Selleks me kasutame sellist tavalist lapikut lauajuppi, ja et ta püsima jääks, selleks me paneme laseme talle sisse väikese sellise soone. Ja see soon hoiab selle pulga õige koha peal, fikseerib selle meie jaoks ära ja annab ka natukene rohkem liimpinda, sellepärast et plaan on see siia külge liimida. Nüüd selleks, et mul oleks siin liistu peal selline lohk, mis võiks sobida täpselt selle trepi astme peale. Selleks on mul vaja kasutada freespinki ja ma olengi freesi seadistanud endal nüüd täpselt selliselt, et mul on siin sees kumerfrees, mille läbimõõt või raadius on sama, mis on selle pulga raadius. See on mul nüüd juba keskel õige koha peal ära seadistatud, nii et nüüd pole muud, kui lasen lohud pulkadele sisse. Nüüd ma usun, et need astmed me paneme paika siin, nii et redel on püstis asendis. See on meile endale ka mugav ja me näeme, et me teeme kõik korrektselt ja paneme nurga õiges suunas. Plaan on panna pulk maapinnaga horisontaalselt ja selleks on meil siin üks väikene tööriist, millega me saame vaadata, et see nurk, mis me siia paneme, on kindlasti see, mis meil see redeli kaldenurk planeeritud on. Me paneme ta kinni tegelikkuses väikeste naeltega, aga lisame ka liimi. Liim on see, mis seda tegelikult lõpuks hoidma jääb. Mina ütleks, et peale vaadates võiks öelda, et see ei ole mitte lihtsalt redel, vaid isegi väikest viisi trepp-redel, sest et siia peale said sellised mugavad trepiastmed. See läheb paika sellisesse kohta, kuhu see jääb püsivalt väike selline laka peale mineku võimalus ja ma arvan, et see teenib seal veel pikki aastaid. Loodan, et saite siit taas ühe toreda põneva mõtte ja teate, kuidas sellisel viisil redelit valmistada.